Tere tulemast Musta kassitaru lugemisse Kaljukitsed. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 29. juuni kuni 5. juuli. Ma olen teile siia valmis võtnud 7 kaarti ja vaatame, mis neil kaartidel teile siis selleks nädalaks öelda on. No esimene kaart on teil kuu. Kuu ja all on ülempreest rinna ja nad mõlevad räägivad seda, et miski tuleb päevavalgele, mis on teie eest olnud varjatud, tulevad välja mingid saladused, mida on teie eest nagu varjul hoitud või siis te pole lihtsalt märganud. Nagu seda, et teie eest on kellelgi mingisugused saladused ja nüüd te saate selle teada. Siin on veel sellised kaardid nagu täht. Täht on usk, lootus, tervenemine. Täht on ka see, et kui taevas tähed langevad, siis inimesed tavaliselt midagi soovivad. Ja nüüd te võite ka selle omal välja tulnud tähekaardiga endale soovida midagi. On see siis suur või väike soov, mina seda ei tea, aga soovima ikka peab. Et soovigi siis selle tähekaardiga, kindlasti on tervenemine see, mida ta tähendab ja tervenemine usk ja lootus, et need kõik on väga ilusad asjad, mis võivad tulla tähekaardiga teie ellu. Aga üleval reas selles kuukaardi kõrval on teil Sauade kuningas. Sauade kuningas on ka üks tark kuningas, tema tahaks tegelikult peale hakata. Sauade kaardid on väga kärsitud ja nad on tohutu optimismiga, tohutu energiaga valmis kohe alustama. Mis iganes teie plaan on, aga nad tahaksid raha teenida. Sellepärast, et siin kohe selle Sauade kuninga kõrval on teil müntide 10 ja müntide 10 tähendab stabiilset sissetulekut. Ta tähendab tuleviku ehitamist sellist, et raha ei saa kunagi otsa, teil on pidevalt kas tööd või raha. Passiivne sissetulek võiks see olla, et ei peagi mitte midagi tegema, aga raha muudkui tiksub. No ma arvan, et see pension on ka mõnes mõttes passiivne sissetulek, sest te olete oma asjad juba kõik ära teinud. Oma töö, oma elu jooksul ära teinud ja nüüd on ju võimalus või aeg puhata. Ja pensionile minna, no kes ja kui palju puhkab, aga vähemalt stabiilne sissetulek on olemas. On see siis suur või väike? Aga seda ei võta teilt keegi ära. Ja ongi stabiilne sissetulek selle müntide 10. Müntide 10 on see kaart, mis räägib stabiilsest sissetulekust. Aga seal kõrval on mingi murekaart, sest see on mõõkade 3. Mõõkade 3 on südamevalu. See on südamevalu lähedase inimese pärast, sest sellist südamevalu saavad meile valmistada ainult lähedased inimesed. Aga selle südamevaluks, aga sealt edasi tuleb teil kohe Sauade 8. Vaat see on üks kiiremaid kaarte tarokaardipakis, et asjad hakkavad väga kiiresti liikuma. Kus nad ka praegu, mis kännu taga nad kinni olid, siis nüüd kas sellel nädalal või lähitulevikus peaksid nad hakkama kiiresti liikuma. No täiesti kohe nagu väga kiiresti, ma ütleksin. Ja ikka positiivses suunas, sest see täht sellest ma rääkisin, et see on tervenemine, lootus, usk ja soovimine ja see ülempreest rinna selle kuukaardiga koos räägib sellest, et mingid saladused tulevad päevavalgele, kas keegi on varjanud teie eest midagi, pole lihtsalt olnud õige aeg. Igasugused asjad tulevad ikka õigel ajal. Elus ei ole juhuseid. Kõik, mis me oma elus kogeme, on tegelikult tähendusega. Kas me sellest kohe aru saame, miks see nii on? Aga kui läheb aeg edasi, vähemalt minu elus on küll niimoodi, et kui ma tagasi vaatan, siis ma näen, kuidas universum on pannud kivi kõrvale ja mulle seda teed sillutanud just sinna, kus ma hetkel olen. Ja sellel asjal on alati minu jaoks olnud nagu tähendus, no vähemalt lõppu jõudis või sinna poolele teele jõudes, et kõik on nagu, kuidas ma ütlen, samm-sammult on nagu ette tehtud see elurada mulle, et ma olen täpselt seal, kus ma olema pean. Ja ega ma nagu ei kurda ka, mulle meeldib seal olla, kus ma olen. Ja küllap siis edasi universum hoolitseb selle eest, et ma jõuan järgmise verstapostini. Et mina olen kindlalt seda meelt, et kui ma midagi hirmsasti soovin ja ma seda ei saa, järelikult ei olnud seda mulle vaja.
Ma võin paljudele töökohtadele kandideerida. Enamuselt ma ei saa vastustki ja ma tean, et seda pole mulle vaja. Ma saan midagi palju paremat. Et võtke teie ka endale see põhimõte. Kui ma milleski jäin ilma, järelikult on kusagil midagi palju paremat minu jaoks olemas. Vot selline lugemine tuli teile. Selleks nädalaks armsad kaljukitsed. Hoidke ennast ja hoidke oma lähedasi. Neid samu, kelle pärast teie süda võib sellel nädal valutama hakata. Kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kitsi, pange ikka like pöiale üles, võite ka kommenteerida ja kohtume järgmisel nädalal.